No nii, maketid ja tootefotod. Ehk siis ma näitan sulle, kuidas sa saaksid näiteks midagi taolist teha. Noh, ilma disainita siis, et sa paned siia maketi. Tegelikult algselt ta nägi siuke õudukas välja. Noh, me näeme, kui paremaks ma ikka tegin ta. Ma näitan paar näidet, aga et sa saaksid selle üldmulje nagu kätte, et siuke võimalus on olemas, väga lahe. Nii, arvestab kohe kõige tavalisemaga. Noh, siuke kõige populaarsem T-särk, jah. Ei midagi erilist, aga et sa tead, et sa saad riideid ka teha, jah. See ei pea olema mingi. Et kuidas võiksid särke või üldse riided teha, ongi, et sa pead panema juurde tegu maketiga ja määratlema siis, mis värvid on. Ja peaksite ütlema, et see on ka tühi, et ta ei paneks mingit disaini siia. Sest vaata, kui sa teed disainiga kohe, sa ei saa pärast seda disaini sealt küljest ära võtta. Parem on, kui sa teed maketi ja siis paned ise oma disaini pärast selle peale. Muidu, mis see makett tähendab, ongi, et sa lihtsalt, kui sul pole veel toodet olemas, on ju, ja siis sa saad seda nagu vaadata, kuidas ta välja näeks, enne kui sa seda reaalsusesse tood. Aga näiteks, kui me teeme pärast, no, siuke asi siin, seda ma vast ei too reaalsusesse. See ongi siuke kiirjuhend lihtsalt. Või näiteks sa tahad kuskile arvuti peale panna, nutitelefoni peale midagi panna, et siis sa saad teha siukeseid lahendusi. Et sa saad seda siin internetis kasutada teistele reklaamiks või sa saad seda lihtsalt endale nagu prototüübina ja sa saad seda realiseerida kas või pärast. Ma tahtsin, et siin oleks ta jõusaalis on ju maas ja et seal oleks siis juures veepudeli hante, sest noh, see sobib ju jõusaaliga kokku ja noh, ma tahtsin, et ruum oleks siis valge. Aga siin mind häiris, et ma sai siin vahepeal täis jah. Ta ta on siukse perspektiivi alt, et väga paned seal mingit disaini, sa ei näe seda kuidagi nii hästi. Noh, mis siis teha saab. Et kui sa teed T-särki ilma inimeseta, on hea, kui T-särk oleks maas, jah. Ja siis siin ma näiteks ütlesin, et T-särk oleks siis otse vaade ülevalt alla, jah. Noh, nüüd, kui siia paneks mingit disaini, väga hästi näeb seda. Ja sa võid ka T-särki panna inimestele peale. Noh, siin panin siis niimoodi, et ta on inimese seljas. Inimene vaatab oma särki, tegu on siis 30-ndates mehega poes ja ta on otse. Sest vaata, ma ei pannud enne, et ta otse on ja siis ta on nagu okei. Näitan sulle siis tema selga. Aga sa võid seljas ka niimoodi teha, kui sa tahad mingit disaini kuskile taha panna hoopis. Ma tahan, et ta oleks siis otse, tavaliselt on ikka disain kuskil siin ees on ju. Et mida sa saad teha, ongi nüüd määratleda, mis poos tal on või mis tegevus tal on. Siin ma lihtsalt tahtsin, et ta vaataks oma särki. Käed, noh, polnud vahet, kuidas ta käed on, sa võid ka panna, kuidas ta käed siis on. Taskus. Kas tal on siin õigesti? Taskus või? Okei, võib-olla. Ma praegu mingid erilist vigasid ei näe. Kõik tundub nagu okei. Ma pärast näitan, kuidas sa saad tõmmata selle Daliga tehtud plastilised pildid nagu rohkem reaalsemaks ka. Kui sul ongi mingi realistlikum versioon tehtud, et sa ei taha teha siukest illustreerivat, nagu ma olen siin teinud. Aga muide jah, tahad seda kiirühendit, siis uudiskirja künnits. Nii, ja siis teise asjana sa võid kirjeldada tema välimust, eks ole, sa ei pea lihtsalt ütlema, et ta on siuke vanus ja teeb mis sugu, kõik valmis. Sa võid ka määratleda tausta näiteks, et kui sul ongi siukene mingi bränd, kus sa tahadki näidata, et sinu tooted on kõigile. ei ole vahet, mis soost sa oled, mis see taust on, mida iganes. Võid ka panna talle tätoveeringud peale ja, et sa võid ka niimoodi mõelda rohkem detailsemaks minna. Noh, siin ma tegin nüüd tanktopiga, ehk siis, et ei ole varrukaid siin. Tahtsin, et ta oleks siis hantel käes, kuna ta on jõusaalis. No, see taustal väga hästi ei saa aru, kes on jõusaal. Siin on see hea, et siin ei nii palju ruumi taustale. Ta saad ka seda triiki teha, et ütled talle kuskil vasakul ääres, paremal, et sa saad kuskil pärast siia midagi kirjutada peale veel. Aga noh, kui ma seda pilti praegu vaatame, ta on siukene jah, natukene. See silm näeb siin kahtlane välja, aga noh, nagu ma ütlesin, me saame seda ära parandada pärast 1 minutiga. Pole midagi. Siin on natukene kuskil pöial kaob ära. siin siuke pisivead, aga noh, need saab ka parandada.
võib-olla see käsi läheb natuke naljakalt ka. No need on juba nii pisiasjad, keegi vast pane isegi tähele, sest kui sa ei viitsi tegeleda sellega, pole midagi. Ma pärast ikka näitan, kuidas sa saad seda ikka teha. Nii, aga nüüd vaatame, kuidas me saaksime teha ilma inimeseta ka mingeid muid asju, noh. See on lihtsalt mingi nokamets. Siin ta pani väga õudselt seda, mis see on, siuke väga filter peal, noh, ta ei näe reaalne välja. Ja ta pani neid joonekesed ka, et ma ei tea, see on võib-olla mingi Dali värk, et teisi nokametse ei teagi. Aga siin ma tahtsin, et nokamets oleks siis küljega kuskil stuudios, taust on tume, ta on maas, pakett ja ta on valge. Ja nüüd ma proovisin teda lõbusamaks tõmmata, no siin ta natuke läks jälle kahtlaseks. Seda pole vaja vaadata. Nii, okei, siin läks juba põnevamaks, mulle meeldib, mis siin toimub. Aga seda ma sain siis, ma panin seal mingi maagiline taust, mingid pritsimise efektid on külgedel maas, pastellide värvidega taust, trenn, ma tahtsin kuidagi võtta näiteks trenni ja digitaalse illustratsiooni elemendid, et nad panigi vist need asjandused. Läksin veel edasi. Tahtsin näiteks kuidagi kiirust, liikumist. Tahtsin, et elemendid hõljuks. Siin ta nagu, okei, see on huvitav efekt siin, aga ta pani mingid kahtlased asjandused ka veel siia. Noh, siis ma jätkasin veel, aga tegelikult kui teeb mingit jama, aga sulle meeldib vaata, kuidas ta juba välja näeb, aga ta paneb mingeid imelikke detaile, sa saad põhimõtteliselt uuesti genereerida seda. Annad sama käskluse talle, et kuule tee uuesti. Teine versioon. Noh, ja sa saad selle stiili ka muuta, et ei pea olema realistlik, et siin on mingi digitaalne illustratsioon mustade kontuurijoontega. Ma ei tea, mis see ümar asi siin on, seda võib ära tõmmata pärast, aga muidu see efekt on siin päris huvitav. Ja noh, selle võib ka sealt ära tõmmata pärast, aga noh, okei. Mulle meeldib, kuidas ta säilitab seda sama mütsi kogu aeg. Ta võib-olla mingit teise versioone ei teagi mütsin, selle nooga mütsin. Aga siin ma läksin veel edasi. Ma siin vähendasin mingeid elemente. Näitasin kiirust, liikumist, pastellide värvid ja pritsimise efektid külgedel ja midagi erilist ja väga uhke pilt tuli. Noh, vot see siin mind häirib, aga seda vaata, saan kasvõi kohe siin korda teha, et selle pintsliga siin lihtsalt jah. Selekteerin selle siin ja kirjutan mingi taust siia, ta võtab ära selle ja noh, see ka või ma ei tea, kõik need võib ära võtta, aga okei, las see praegu olla, ma ei hakka. Seda saab ka väljaspool seda Dalit teha. Nii. Ja sa saad ka teha läpaka, arvuti, tahvel, telefoni makette, et näiteks sul on mingi teenus, mingi veebisait, mingi telefonirakendus, sa saad teha niimoodi väga unikaalset lahendust sellele. Et siin on väga üldine praegu. Kuskil läpakas mingi valge ekraaniga, modernses suures. Mida sa nüüd läägab mul siin? Nii, okei. Modernses suures toas laual. Tahtsin, et vaade oleks siis läpakale. Stiil oleks minimaalne, mustvalge. Ja dimensioon, et oleks seda ruumi rohkem näha. Ja ma näitan ka siukest pilti, et tegelikult ma tahaks teha sellele Dali koolitusele mingit reklaampilti. Ma mõtlesin ka teha mingit sarnast, et hoiab läpakat käes ja siis seal on see Dali koolitus peal. Et ma mõtlen midagi siukest teha, et ma paremat lahendust ei leia. Ma vast jätan selle. Pärast panen mingit disaini siia lihtsalt peale valmis. Ja noh, see vajab natukene töötlemist. Tal on silmad väga kahtlased. Ei ole sümmeetrilised, on näha, et tehisintellektiga tehtud ja siin on sõrmed ka probleemsed, peab lahendama need väiksed ühed ka ära. Ja noh, seda ma sain niimoodi. Ma lihtsalt ütlesin, siin hoiab lihtsalt 2 inimest hoiavad kinni läpakast, vaatavad kaudse, läpakas on kaudse, valge ekraan, naeratavad, sest head emotsioonid, digitaalne illustratsioon siis, et ei teeks mingit
realistlikku fotot, see sobib rohkem siia konteksti sisse. Taust on siis lõbus, loominguline, kunstiline ja et see on reklaamfotoks Dali koolitusele. No, ma loodan, ta teab, see ChatGPT teab, mis see Dali 3 on ja peaks teadma ennast küll. Nii, siis sa saad ka teha siukesi tootefotosid. Et sa panedki oma toote kirja, mis sa tahad teha, noh, siin on näiteks telefon nüüd. Aga siin ma ei pannud seda valget tausta, aga ma saaks teha seda ka. Noh, siin on mingi imelik detail, aga noh, kui sa kleebid oma disaini siia peale, siis pole vahet pärast. Seda ma sain, kuidas ma sain siin? Noh, mul on inglise keeles ka. Näitan eesti keeles siis. Suitsukummid, jah. Noh, põhimõtteliselt ma tahtsin, et seal oleks mingi suitsuline efekt on ju selle peamise maketi taga. Kirjutan, mis maketiga tegu, siin on kohvitass, ta on valget värvi, ta on tühi. Kõrge kontrastsus, helendav mõõtmetega, okei, see tähendab, et ta on nagu mõõtmeline, siuke ruumiline. Ja siin ma panin, mis värvi see taust, see toss oleks seal, siin on 2 värvi. Metsaroheline ja kuldne. See siin. No, seda võiks natukene rohkem lähemale tõmmata, muidu ei näe, mis disain see tuleb. Ja siia saab mingit huvitavat teksti suured panna. Jah, et suits on objekti taga. Filmilik, noh, siukene dünaamiline filmilik ja sinemaatiline. Keerised siis servades. Reklaamfoto. Ja panin siis see mikrovaade asi, millest ma rääkisin enne. Võimalikult lähedal. Taust oleks siis must. Ja et seal oleks mingi värviline helendav peegeldus. Noh, see on siukene järjepidev stiil. Peaaegu, no mõnest panin siia 9 pilti, ma ei viitsinud hakata ots peale tegema mingeid. Ma näitan natuke veel, mis ma olen teinud, mis makette. See on lihtsalt inimesed särkidega. Et sa saad tõesti nagu ükskõik mis kehatüübiga teha. Et mul on siin natukene käsklust näha, mis ma kirjutasin. Aasiast pärit modell pluss suurusega naeratab, kannab valget T-särki see maketi jaoks. Sõidab kuskil modernses tänavapildis kuskil õues. Siin on ka samamoodi, aga siin on nüüd riideskotiga tehtud nii, et hoiab riideskotti. Ja ma ei ole nendel piltidel selle upscaleriga läbi käinud, seepärast on niisugused kummised. Tekstuur ei ole väga nähtav. Siin on veel üks. Siin on kuskil kosmeetikapoes hoiab seda kinkekotti. Paberiskott. Siin on veel. See on siis valentiinipäevaks. Ma ei ole neid sõrmi üldse vaadanud. Ja nüüd peaks ka parandama. Nii, siin on ka sõrm väga tore kuskil kadunud see pöia. Noh, siin on okei. Siin on Halloween. Siin on maha pandud. Siin on ka sellised pisiasjad, mida võiks ära kustutada tegelikult. See ei ole väga ilus. Võiks piinelda sellega. Noh, siin on Halloweeni jaoks. Veel. Usuali jaoks. Siin on lihtsalt kuskil valges stuudios see nahast. Või noh, seda on nahaskott või kuidas seda kutsutakse. Mis nahas sellest? Mis materjal see on, ma mäletan. Puuvillast või. Nii, siin on raamat. Siin on väga kahtlased piirjooned, mida saaks selle Photoshopi alternatiiviga maha võtta. Ei oleks neid siin sulatada taustaga kokku. Aga siin on siis raamatuga saad niimoodi teha, et saad siia kõrvale panna ka veel midagi natuke huvitavaks tõmmata. Ja taust ei pea alati olema valge, et see on siuke lihtsalt
standard, kõige kergem. Siin on nokkamus koos pudeliga. Siin on lihtsalt katsetasin mingi küünlaid juurde panna. Pildiraam, kõrvaklapid. Siin on jälle raamatu kaas, mis siin toimub. Eridest kott lihtsalt ripub kuskil seinal. Vot nii. Need on ka siis tal liiga tehtud mul. Et tõesti ükskõik, mis maketti sul vaja on, et sa ei pea hakkama kuskilt tulema näiteks Adobe Stocki, kus saad kõik siukese stock pilte. Vaatad, maksavad, eks ole. Või. Sa teaks, et sa saad kõiki neid nagu ise järgi teha. Siukese keerulisemalt vast ei saa, kui liiga keeruline, kui on mingi üks asi. Saad ikka. Ja üks asi, kuidas sa saad sama pilti nagu jäljendada, ongi nagu ma enne näitasin fotograafia tehnikas, et sa teed pilti ühest asjast ja annad ChatGPT kätte pildi ja ütled talle, kuule, kirjelda mulle, mis sa näed praegu pildil. Nagu võimalikult täpselt kirjuta, palun. Ta kirjutab sulle ja siis ütled talle, et okei, tee mulle see siuke pilt nüüd. Ta teeb sulle sama pilti, aga ta nüüd väga mingi copy-paste ei ole, et sa võiksid natuke midagi seal muuta, näiteks tausta või värvi kuskil või midagi juurde lisada. Siin on pildiraam, mõtted, mida võiks siia juurde panna. Ma vajutan peale, peaks nägema mingit teksti ka, mis stiilist on ja värki. Pakub veel mingit siin. Sa saad süüksi ka teha. Ja siis sa võid kirjeldama nagu tõesti, et mis veel pildil näha, see on mingi voodi lausa näha. Eestvaatajana ja kirjeldad mingi pohho ja mis ta on siin, mis stiil. See on väga täpselt pandud. Ma ikka mõtlesin, et ma näitan ära, kuidas sa saad mingeid raame teha. Tõesti, et kui oletame, et sa tahad müüa, ma ei tea, Etsis või mida iganes mingeid digitaalseid faile või sa tahad ise vaadata, kuidas sinu mingi foto näeks välja kuskil teatud kohas, siis saad mingit isikupäraseid siukesi raame teha ja mõelda ka, kus ta välja näeb, nagu kus ta asub. Et siin ma tegin siis magamistuppa, nagu see pilt, mis me vaatasime, ta ongi siis selles pohho stiilis nüüd kõik see tuba. Ja ma panin, et see raam võiks valge olla, ma ei tea, see võib-olla siin ei sobi isegi, et ta võiks puidust olla pigem. Nii ma küsisin uuesti ja seekord ma ütlesin, et sein võiks olla valge ja võiks olla minimaalne, et siin vaata, siin on mingi õudukas. See ei ole minimaalne, selles mõttes õudukas. Ja siin ma märkasin, et okei, et ta muudab seda raami. Nüüd on kandiline ja mis kandiline, see ruut. Ja siis ma mõtlesin, et okei, nüüd peaks seda ka tegelikult täpsustama ju, kus sa teed seda raame, et näiteks siin ma tahtsin, et teeks mingid vertikaalsed portree formaadis, siis nagu siin oli. Sa saad ka seda täpsustada, et kui sul on hoopis mingi maastiku formaadis vaja teistpidi või äkki sa tahad 2 tükki panna kõrvuti ja siis sa saad seda niimoodi täpsustada täpselt nii, nagu sa asja näeksid, ütled ka talle.